Eks Eestis oled nagu harva sõitnud, et mis oli see ajend, et Paidesse välja tulla? Eks jah, tegelikult me oleks tahtnud loomulikult ju sõita MM-e, eks nende MM-i eelarvetega kokkusaamisega on ju iga aastalt järjest keerulisem, aga et siiski kätt soojas hoida ja nii-öelda tunnet sees hoida, siis oleme aasta algusest teinud koostööd ühe Leedu meeskonnaga, kes on välja arendanud selle sama auto, eelkõige just tegelikult selle auto jaoks eraldi vedrustuse lahenduse, et siis me olemegi aasta algusest saadik aitanud just seda autot arendada ja väikse sellise eesmärgina nüüd oleme võtnud ka Balti karikasarjad, kus siis oli 4 etappi, Sarma, Soome, siis nüüd Paide ja siis viimasena tuleb Utena. Et Sarmas me võitsime, Soomes kahjuks pidime katkestama ja siis siin taaskord saime hea tulemus, et see oli ka ajendiks, et miks nüüd siis Paides startida. Eks meil oli siin ühte ja teist viperusi nii auto poolelt natukene, võib-olla enda sõidu poolelt natukene, aga midagi sellist ikkagi ei olnud, et me oleks päris Nordstrandi mõnel katsel püüdnud, et mõni katse tuli tegelikult suht okeilt välja, aga nii-öelda tema sellele sõidu- ja autokomplektile me ikkagi mõnel katsel vastu poleks saanud ka parimal päeval selle enda komplektiga, millega meie, eks ole, rajal olime, aga arvestades nagu ikkagi tehnikavahet ja kõike seda, et siis ma usun, et meeskond võib väga rahul olla. Meil hakkas tegelikult päris hea tempoga ralli juba pihta reedel, et nägime, et võiksime olla justkui top 3 piirimaal või isegi püüda natuke kõrgemaid kohtasid, aga ütleme jah, et laupäeval, tänasel päeval siis läksid 2 esimest natukene rohkem oma teed, aga siiski kiiruse mõistes olen väga rahul, et ma arvan, et see on praegusel hetkel meie lagi, mis me suudame endast välja anda, et kui siit nüüd järgmine samm edasi teha, siis oleks ilmselt juba vaja kellegi targema nõu, et kus seda kiirust veel juurde võiks leida, et meie kapatsiteet on ilmselt võib-olla siinkohal juba hakkab vaikselt täis saama. Täna tegi keeruliseks ikkagi meie stardipositsioon, kus hommikul oli lihtsalt hästi palju sellist libedat osa ja siis pärastlõunal nüüd oli väga palju sellist lahtist kruusa, et see tegi natuke keeruliseks, aga üldjoonts ma ikkagi nautisin seda, me nautisime neid katseid. Hommikul oli rohkem niimoodi riskipiiril, et ütleme, et mingid täitsa nüüd kuskilt üle ääre ei läinud, aga ikkagi pidime suhteliselt palju pingutama, et võimalikult vähe kaotada. Ja pärastlõunal lootsime, et see katse olukord on piisavalt hea, et me ei peaks enam nii palju riske võtma, aga tuli välja, et olid hoopis veel hullemad kui isegi esimene läbimine, et selles mõttes ikkagi kogu aeg oli siuke hoog peal ja viimasel ikkagi riskisime rohkem, kui võib-olla oleks muidu soovinud. Ma ei oodanud üldse, et nii kõva pinge konkurendid peale panevad, täna esimeses luubis ühes katses lasime spinni suht kiire koha pealt ja andsime seal omajagu sekundeid ära ja paar väikest apsakat veel, et tegelikult oleks see vahe suurem võinud olla, aga eks teised tegid samuti vigu ja mul on hea meel, et suutsime võita ja et siin üldse osaleda saime, sest see tegelikult meil plaanis ei olnudki. Ja ühtepidi me vaatasime siis seda EMV5 seisu ja eesmärk oli siin võita ja tegelikult kõik katsed ka võita, et see meil väga hästi õnnestus ja Power Stage'i punktid ka, et me saime siit maksimumpunktid. Aga eks meil oli unistus siin sõita nagu kõige kõvemas konkurentsis, et sealt jäi natukene puudu, aga kui loogiliselt analüüsida võib-olla, siis seda ongi liiga palju soovida. Oma sõiduga lõpuni rahul ei ole, et mingid nagu naljakaid vigu teen ja see tempo käib üles-alla, aga võib-olla on ka iga selline, et see mälestus nagu kiirest sõidust, võib-olla seda ei saagi tagasi. Aga esimene ring meie taktika väga ei töödanud veel, sest et öösse ikka sadas päris palju ja hommikul olid rajad nii niisked, et see Michelin vist ei hakanud nagu nii hästi tööle kohe või ütleme nii, et ma ei osanud ka kasutada neid võib-olla õigesti algul. Aga mida katse edasi, seda nagu tunne läks paremaks. Enne esimest vahastust oli pikem seisak seal, et siis ma hakkasin selle amordi mingi klikki keerama, siis tuli ära Vorobjov sinna, et uurin, mis ma teen seal. Ja hakkas kohe sõbralikult näpunäiteid jagama, et mis tema teeks. Ma ütlesin, kuna ta on nii kaua sõitnud ja tohutult testinud, et siis ma nagu tegin esiotsaga need asjad ära, mis ta pakkus. Aga siis oligi see, et kui katsele läksime, selgus, et esiots töötaski väga hästi, ega siis saba enam ei püsinud mitte 1 gramm paigal.
et see Vahastu küla vahel, nagu me käisime kõik põõsalused läbi, enne kui ma üks asjale pihta hakkasin saama. Aga enne teist vahastust siis me keerasime esiotsa niisuguseks, nii nagu ta tuli jälle näpunäiteid jagama. Ja siis keerasime esiotsa ka niimoodi ära ja tegelikult läks auto väga heaks, et nagu algul ma mõtlesin, et ma ei oska selle Micheliniga sõita hästi, aga tegelikult nüüd said aru, et amort tuleb ka kuskile keerata ära, et siis ta auto läheb jälle niisuguseks nagu loogiliseks tagasi ja ütleme nii, et kogu teine ring oli tegelikult väga hea. Eile oli siis 2 kruusakatset, 2 asfaldikatset, et kuidas nii-öelda rütmi leitsite ja käima saite ennast? Eile oli pigem keeruline. Kruusa peal isegi oli enam-vähem okei, aga linnas just kui hakkas sadama ja siis oli siuke keeruline. Aga sõitsime oma sõitu, et ei olnud häda. Täna ütleme, Läti poisid olid väga tugevad ja me teadsime, et nad oskavad väga targalt sõita, et nad sõidavad oma sõitu ja kui on vaja, siis neil on alati juurde panna. Aga kahjuks neil tehnika vedas alt ja ega teised nooremad poisid olid ka väga teravad, aga no me ei last kordagi ennast nagu mõjutada või ei läinud nende hooga kaasa, sõitsime oma sõitu ja vaatasime, kuidas tuleb, nagu tegelesime endaga nii-öelda. Täpselt aasta tagasi oli esimene ralli üldse samas Paides, et siis tundusid see aasta natukene tehnilisem katsed, aga tegelikult olid päris siuksed kiired lõigud sees, ja ütleme, et areng on aastaga olnud kõva, et julgesime sõita natuke kiiremini juba kiired lõike ka. Et väga kindla see võit ei olnud, kuna meil teise läbimine, esimene katse, siis kadus side ära. Sõitsime terve katse ilma sideta, aga väga ei kuulnudki midagi, et me ei saanudki aru, kus kaarditulluga siis lehvitab pealtvaatajatele või midagi muud mulle, aga ja siis tollest järgmine tuli käigukank üllest ära. Et saime kuidagi lõpuni ja siis käepäraste vahenditega, pajuoksa ja nipukatega saime käigukangi külge tagasi, aga siukest agressiivset sõitu enam teha ei saanud, aga siis õnneks sõitsime esimene päev natuke vahe sisse ja saime ilusti lõpuni. See esimene päev oli paras pudistamine, kui see nüüd tagasi vaadata, et ei leidnud kohe esimesel seal kruusakatsel rütmi üles ja siis linnakatsel sai tegelikult päris palju külge ees sõidetud, aga sellegi poolest oli katsevõit ja järgmine siis tuli muidugi vihm, et see hakkas jälle omakorda segama, et oli väikseid tehnilisi viperusi seal, aga ega me esimene päev otseselt rütmi üles ei leidnud, aga ütlesime, kontrollisime lihtsalt sõitu, et kuskil nagu väljasõitu ega midagi ei teeks, et tee peal sõites saab alati kiiremini sõita, Eks me saime juba Lätist Cesises saime enam aimu, mis see kiirusvahe on, et kui auto töötab ja kestab, et siis reaalselt kiirusega suudame teistest üle olla, et ja auto töötas väga hästi ja ega ei olegi midagi sukest kehva öelda nagu, et ja täna me lihtsalt esimese 3 katsega saime tunde kätte, kuidas enam-vähem auto käitub ja järgmised 3 katset lihtsalt nautisime, et ei olnudki midagi muud vaja teha. Üldiselt väga äge, et reede nii pikk oli, et 4 katset, 2 kruusa, 2 asfaldit, et väga mõnus, tulid kiire kruusa pealt, nikerdasid asfaldi peal, väike puhkus jälle kiirele kruusale, et väga tipp-topp. Eile õhtul vaatasime, et see 30 sekki ikka vähe, et peame ikkagi minema proovima, et ja juba esimesel katsel õnnestus väga hästi ja siis hoidsime sellist oma rütmi ja kindlat sõitu ja see viis sihile. Yeah.